Tere tulemast tagasi! Ma loodan, et teie lauaarutelud olid kõik väga põnevad ja te leidsite endale huvitavaid ideid, mida kaasa võtta ja millega edasi töötada. Ja läheme kohe lauaarutelude kokkuvõtete juurde. Aga enne veel tuletan ma teile meelde, et siin videoülekande aknal on teil mõned küsimused, millele me palume teil vastata. Ja praegu siis on veel meil avatud küsimus, et milline valdkond peaks saama kõige rohkem Euroopa Liidu toetust ja kõige kiiremini ja palume teil seal reastada siis need poliitika eesmärgid omavahel. Saate teha oma edetabeli. Praegu on loomulikult juhtimas sotsiaalsem Eesti, aga tema järel kohe siis nutikam Eesti. Nii et saate veel 5 minuti jooksul seda edetabelit seal sikutada, neid mängida sellega. Ja siis avame järgmise küsimuse, milleks on, et kui nüüd homme päev avanevad toetused, et siis mis on see, millele te kõige esimeses järjekorras kohe toetust taotlema läheksite. Nii et seal saate siis meile kirjutada oma konkreetse vastuse vaba tekstina ja mida konkreetsem ja lühem see on, seda ilusam, sest see tuleb meile sõnapilvena ja siis korduvad sõnad loomulikult on sõnapilves suured, nii et siis saate vaadata, mis on see fookus, mida teie tahaksite kõige prioriteetsemana näha. Võib-olla see on ka hea indikatsioon ministeeriumitele, et millega tuleks kiiremini tegeleda. Nii, ja aga läheme nüüd töörühmade kokkuvõtete juurde ja kõige esimesena võtame siis pikaajalise hoolduse arutelu ja sellest räägib meile Tarmo Kurves Sotsiaalministeeriumist. Tarmo, palun. Aitäh, tere kõigile. Püüan lühidalt kokku võtta meie töörühmades räägitu. Olgu öeldud, et eesmärgid ja plaanid, mis siis pikaajalise hoolduse raames plaanis on realiseerida, on suured ja tegevusi väga-väga palju. Tänasest minu esinemisest on ka väike ettekanne kindlasti, mida saavad inimesed, kes selle 5 minuti jooksul nii detailselt ülevaadet võib-olla ei saa, et saavad ise lugeda. Mida me rääkisime? Rääkisime siis tegevusi, mis aitavad kaasa läbi ESF-i meetmete pikaajalise hoolduse süsteemi raam arendamisse, mis panustavad teenuste kättesaadavuse parandamisse, mis parendavad teenuste kvaliteeti, kindlasti erinevate huvigruppide roll pikaajalise hoolduse ja üldse teenuse osutamise kvaliteedi tagamisel, et sotsiaaltööd tegevate inimeste koolitamine leidis tunnustamist. Kindlasti rõhutati ka meil siin aruteludes, et seda osa ei tohiks sealt vähendada, pigem vaatet suurendada, et tagada sellise valdkonnas nende meetmete rakendamine ja see tõhusus. Kindlasti oli oluline, mis leidis meil aruteludes, oluline teema IT-arendused ja igasugused nutikad IT-lahendused, mis aitavad töötegijaid kui ka inimesi, kes siis teenuseid vajavad või kes siis teenuseid osutavad. Mis siis veel, et teenuste planeerimisel, et võiksime tulevikus siis vaadata nagu piirkondi lähemalt, et mitte vaadata üle Eesti mingit teenuse rakendamist, vaid et võtta arvesse piirkonna eripärasid, mis tagab selle, et omavalitsustel või seal toimetavatel organisatsioonidel on võimalik disainida teenus, mis just sobib sellele piirkonnale. See on kindlasti oluline sõnum, mille me siit tänasest päevast kaasa võtame. Ja üldse oli ühes arutelus see, et soovitus oli, et tänast teenuste tükipõhist planeerimist ümber kujundada, et hinnata hoopis selle uue loodava süsteemi mõju. Mis meil veel oli võib-olla oluline, et tuleks ka toetada info viimisel sihtgruppideni sellist maakondlikul tasandil või piirkondades olemasolevad kanaleid, näiteks arenduskeskuste võrgustikku või siis ka riigi poolt pakutavate teenuste kaudu, et Sotsiaalkindlustusameti nõustamisüksuse kaudu tõsta teadlikkust ja meie meetmete ja muu teemadega seoses. Ja ma arvan, et meie poolt sõnastatud 4 küsimusele me saime vastused, et
ka nendel, kellel siis võib-olla aruteludes ei olnud aega osaleda, et võivad siis saata hiljem omi mõtteid otse emailile. Aitäh! Aitäh sulle, Tarmo! Ja läheme järgmise lauaarutelu juurde. See käsitles töövõimereformiga seonduvat ja sellest teeb meile ülevaate Lii Pärg Sotsiaalministeeriumist. Aitäh! Mul oli rõõm vedada töötuba, kus rääkisime TVR2 projektist, mille eesmärk on luua süsteem pikaajalisel haiguslehel olevate inimeste püsiva töövõime ka ehk osalise ja puuduva töövõime tekke pidurdamiseks ja inimeste tööhõives püsimise toetamiseks. Töötoas ma tutvustasin projekti tausta lähemalt ja rääkisin ka süsteemi väljatöötamisel kaalutavaid lahendusi. Arutasime siis selle üle, et kas haiguslehelt tööle taasintegreerumise süsteem peaks olema osapooltele, tööandja ja töötaja, vabatahtlik või kohustuslik ning kui vabatahtlik, et kuidas siis motiveerida süsteemi kasutama. Avaldati arvamust, et kohustuslikud asjad tavaliselt tekitavad vastumeelsust. Esitati ettepanek, et tööandjatele võiks süsteemi kasutamise motivaatoriks olla see, kui teha näiteks sotsiaalmaksu soodustus selle töötaja eest, keda osalise ajaga haiguslehe ajal tööle tagasi integreeritaks. Aga samas on võimalik, et motivaatoriks on ka see, et tööandja ei pea asendajat otsima ja saab töötaja kiiremini haiguslehelt tagasi tööle. Töötajale on motivaatoriks sissetulek ehk see, et ta saab haigushüvitist ja ka osaliselt palgaraha samal ajal. Seejuures avaldati ka arvamust, et me räägime juba siis püsivast töövõime kaost, aga ka ajutine töövõimetus, ka seda tuleks ju tegelikult ennetada, et ka see on juba ju tagajärg. Siis küsiti, et kas ikka tööandja on valmis inimesele haiguslehe ajal teist tervisega sobivat tööd pakkuma, et kas tal on seda võimalik teha. Ma arvan, et siin peaksid tööandjad tegema vajadusel koostööd töötervishoiuteenuse osutajaga. Ja küsiti ka seda, et kust peamine töövõime kaoga inimeste juurdekasv tuleb. Et kas need on pigem siis erivajadusega noored uued, kellel hinnatakse töövõimet või kes need siis on? Et tegelikult on need inimesed, kes töötavad. Need on need inimesed, kes on siis haigestunud, kas mõne kroonilise haiguse, vigastuse või mingil muul põhjusel. Ja uuringud on näidanud meil seda, et ajutise töövõimetuse, siis pikaajalise ajutise töövõimetusega inimestest ligikaudu 40% siis jõuab püsiva töövõime kaoni. Ja kokkuvõttes avaldati arvamust, et tegemist on olulise teemaga. Haiguslehe ajal inimeste varasema tööle integreerimisega mõjutatakse positiivselt inimese töövõime kiiremat taastumist ja see maandab pikalt tööle eemale jäämisega kaasnevaid riske. Sotsiaalne tõrjutus, tööharjumuse kadumine, töö kaotus ja leiti, mis on väga oluline, et see maandab ka võimaliku vaimse tervise languse riski, sest inimese peamised sotsiaalsed sidemed tulenevad töökeskkonnast ja nende pikalt ära langemine on riskifaktor. Et väga huvitav arutelu oli meil. Aitäh! Aitäh sulle, Lii! Mul on hea meel. Ja võtame järgmise teemana terviseedenduse ja sellest räägib meile Triinu Täht Sotsiaalministeeriumist. Tere ja aitäh! Meil oli väga huvitav arutelu. Me rääkisime sellest, mida saaks teha, et Eesti inimene elaks mitte ainult pikalt, vaid ka võimalikult kaua oleks terve ja saaks elu nautida ja võimalusel ka tööd teha. Ja tõdesime siis seda, et põhilised tervisehädad, väga suur osa tervisekahjust tuleb nendest asjadest, mida me ka ise saame mõjutada, sellised elustiiliga seotud või valikutega seotud küsimused. Ja kui meil ei olnud ideede puudust tervisevaldkonnast, et ma tulin sellesse töötuppa palvega pigem aidata fokusseerida, et mis on see tõeline prioriteet, et kui meil on 100 miljoni eest ideid ja 7 miljonit raha, et millele ikkagi oleks vaja
keskenduda, et me teame, et kõik on probleem, et meil on sõltuvused on probleem, vähene liikumine, suur ülekaal, tasakaalustamata toitumine, siis kui kõik need erinevad aspektid said ette laotud, siis väga selge vastus väga palju mitmetelt grupiliikmetelt tuli see, et tänasel päeval on prioriteet vaimne tervis. Siin ei ole üldse mingit küsimust, et võime rääkida mingitest aspektidest, et kas need on rohkem need inimesed, kes jäävad tööta või tegelikult ka siin on täiesti selge, et inimesed leiavad, et lapsed, noored on hetkel kõige suuremad kannatajad ja nähakse ette, et see võib anda veel väga tõsiseid tagajärgi ka pärast seda, kui näiteks pandeemia ära kaob. Nii et me peaksime tegelikult juba liigutama ennast siin veel palju kiiremini, kui ESF-i rahad avanevad või siin ka öelda, et tegelikult isegi midagi meil on täitsa plaanis. Aga et nende pandeemia pikaajalisi mõjusid vaimse tervise valdkonnas võiks nüüd küll adresseerida. Ja see on võib-olla kõige olulisem ja suurem sõnum, mis me kaasa võtsime, mis siia siis selle ESF-i korraldusse ja kindlasti see sõnum, et teenused peaksid olema inimesel võimalikult lähedal ja midagi me peame mõtlema sellega, et kui siis tõesti oodatakse väga pikalt seda sellist põhjalikumat teenust, et kuidas vahepeal inimene nagu ei kukuks järje pealt maha või midagi ei juhtuks. Need olid kõige tähtsamad asjad ja ma väga tänan oma gruppi heade mõtete eest. Suur aitäh, Triinu! Ja läheme edasi tööturu teemade üle arutlenud grupi juurde ja Anna-Karolin Sotsiaalministeeriumist annab ülevaate. Tere päevast! Meie tõesti rääkisime siis tööturu sekkumistest, neid on palju. Võtan siis need kiirelt tagasiside kokku. Saime väga häid ja põhjalikke soovitusi teemal, kuidas teha paremini koostööd ja olla väga kindlad, et ministeeriumid panevad oma meetmed koostöös tööle. Et esimene asi, millest me rääkisime, olid võib-olla meetmed Ida-Virumaa või üldse piirkondliku mahajäämisega tegelemiseks. Ja seal oli palju juttu sellest, et me ei saa ilma selleta, et üldse ettevõtluse arendamise tööriistad ja siis tööturumeetmeid toetavad tööriistad kokku käivad. Vastasel juhul me raiskame raha. Oleme põhimõtteliselt nõus, võtame arvesse, et väga hea tagasiside. Samamoodi saime tagasisidet siis selle vaatest, et Sotsiaalministeeriumi tööturu ja Haridusministeeriumi tööturu sekkumised käiksid paremini kokku ja et kindlasti me teeksime koostööd, et meie programmid ei teeks samu asju. Kinnitan, et juba teeme koostööd, aga peame siis veel rohkem silmas, et tulevikus me tõesti koos teeksime. Ja samamoodi saime ka üldise kommentaari meie meetmete paindlikkuse kohta, eriti tööturu vaates. See tähendab seda, et me peame olema julged ja minema piirkondadesse kohale ja vaatame, et mida tööandjad vajavad. Et sageli võib-olla meetmete disainis on soov, et disainin kõik ette, see on nii ilus meede. Väljakutse on, et see ei sobi siis tegelike vajadustega. Ja töötukassa meetmete puhul tuleks ka siis kaaluda, et need meetmed ei konkureeriks üksteisega. See tähendab tööandjal või üldse ka sihtrühmal ei tekiks probleemi, et kus ta siis oma tööturuteenuseid shoppab. Need olid siis osad asjad. Järgmisena oli pikalt mureks täiendkoolituse kvaliteet. Kui me ostame ümberõpet tööturuteenusena, siis me peaks kindlasti ostma seda kvaliteetsetelt teenusepakkujatelt. See on teema, mis on Haridusministeeriumil juba ka õhus, et tuleb nagunii, aga pandi palju jõulist fookust selle peale, et meil oleks hästi sisukad koolitused ja need oleksid terviklikud programmid, mitte lihtsalt selline üksikutest tükkidest koosnev õpe, sest vastasel juhul me tööturu väljundeid ei saavuta. Samamoodi rääkisime sellest, et rahvuslik segregatsioon on väga suur probleem töötoa osalejate arvates ja võib-olla see, et meil on nii palju eestikeelseid õppevõimalusi, pärsib seda, et inimesed oskused saaksid ja tööturule läheksid. Samuti saime head tagasisidet mitteformaalse õppimise kohta, et kuna enamik asju, mida me õpime mitteformaalselt koha peal kuskil päriselt, mitte võib-olla koolis, et siis mitte et koolid ei ole head kohad õppimiseks, siis meil on tarvis tööriistu, et toetada väiksemaid ettevõtjaid inimeste oskuste arendamisel, samamoodi nagu üks keskmine suur korporatsioon seda teeks. See on võib-olla siis rohkem oskuste strateegia ja haridusstrateegia küsimus.
Ja palju rääkisime ka sellest, et me võib-olla peame tulevikus silmas pidama, et tööturumeetmed ei sihiks ainult töötuid, sest otse kui näide sellest, et ma olen töötu või vähemalt pikaajaliselt töötu, on näide juba tagajärjest. Et kaaluda, et milliseid teenuseid võiks inimene saada enne, eriti neid, mis puudutavad ümberõpet. Ja eraldi toodi välja just inseneride täiendkoolituse mure, kuna tegemist on tööandja jaoks riskiga, kui inimest koolitajal läheb ta minema ja samal ajal väga kalli õppega, aga ilma insenere pidevalt koolitamata ega me neid ka head oskustega hoida ei suuda, sest inseneeria on raske töö, aga hea töö. Siis kuulsime edasi veel seda, et väga paljud haridusosapooled olid väga huvitatud mikrokraadide temaatikast, midagi, mis on nii Sotsiaal- kui Haridusministeeriumi laua peal nagunii, aga et mikrokraadid väga palju mõjutavad tuleviku ümberõpet, sest on tõenäoline, et väga paljud täiskasvanud ei lähe tasemeõppesse, vaid vajavad just osalist ümberõpet, osalist täiendõpet. Ja palju rääkisime ka siis piirkondlikest ja sihukestest riskirühmade meetmetest. Tekkis mõte, et meil on tarvis rohkem esiteks pehmetele oskustele või üldoskustele keskenduvaid meetmeid. See tähendab seda, et kõik ei saa olla ainult koolitus ja õpin, ma ei tea, saapaid tegema, ma ei tea, kas ta muidugi tänapäeval teeb, aga rohkem ka seda, et inimesed oskaksid toime tulla, tööprobleeme lahendada ja ei annaks alla, et nad oskaksid nagu endaga tegeleda ja konfliktidega toime tulla. Ja samamoodi rääkisime muuhulgas ka sellest, et vanemaealisi võiks julgustada rohkem ettevõtlusega tegelema, kuna pension võib toetada seda, et saan nagu teha midagi põnevat. Ja samamoodi seda, et me vabaühendused on kõige paremad osapooled koostöös Töötukassaga, kes siis piirkondlikke vajadusi teavad ja oskaksid probleeme lahendada. Et see oli siis kommentaar meie rahastusmudelite kohta, mis praegu on projekti, mitte piirkonnapõhised. Nii et kokkuvõttes saime seda, et on tarvis teha rohkem koostööd ministeeriumite vahel, on tarvis rohkem paindlikkust ja sihtrühmade vajaduste arvesse võtmist ja see on igati kiiduväärt ja oluline tagasiside, nii et aitäh kõikidele osalejatele. Aitäh sulle, Anna. Ma käisin teie töötubaga vahepeal piilumas. Teil oli tõesti ülimalt asjalikud arutelud. Nii, ja läheme siit edasi oskuste töörühma juurde ja sellest annab meile ülevaate Margus Haidak Haridus- ja Teadusministeeriumist. Palun, Margus. Aitäh. Ma räägin siis mõne sõnaga, mida me oma 2 töörühmas tegime. Et meie valisime täna siis fookuseks eelkõige rääkida nendest meetmetest, mis peaksid siis otseselt panustama haridussüsteemi ja tööturu parema seostamise eesmärkidesse ja fookuses olid siis õpivalikute suunamise meede, tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise meede ja täiskasvanute mitteformaalses õppes osalemise meede, mis sisuliselt tähendab täiendus- ja ümberõppes osalemist. Ja põhiline küsimus, mida me küsisime, oli see, et kuna strateegiat koostati 2 aastat tagasi, vahepeal on tulnud epideemia ja mõjutanud päris palju meie olukorda, siis kas kõik kavandatu tundub asjakohane või on teemasid, millele peaks täiendavalt tähelepanu pöörama. Ja mis muidugi siis ka COVID-i kontekstis esile kerkis, oli see, et e-õppele ei saa kunagi pöörata liiga palju tähelepanu, vaid seda tuleb veelgi rohkem soodustada nii e-õppe pakkumist formaalõppes kui ka mitteformaalõppes ja samamoodi seal nii õppejõudude, õpetajate täienduskoolitust kui ka haridustehnoloogide ettevalmistust, kes peaksid siis tuge pakkuma õpetajatele ja samamoodi ka siis erinevate tööriistade väljatöötamist, mis muudaksid e-õppe põnevamaks, atraktiivsemaks ja tulemuslikumaks. Aga teises töörühmas tuli veel olulise aspektina juurde tegelikult vaimse tervise problemaatika, kus see, et me kõik oleme surutud distantsile, puutume üksteisega vähem kokku, on tekitanud suurema töökoormuse inimestele, palju pingeid ja seda tegelikult nii õppejõudude, õpetajate poolel kui ka õpilaste poolel, et need on kindlasti teemad, millele tuleb tähelepanu pöörata.
Oluline küsimus oli ka koostöö soodustamine gümnaasiumite, kõrgkoolide, kutsekoolide vahel, eelkõige siis selles vaates, et gümnaasiumi lõpetajal oleks juba parem arusaam, mida ta õppima tahaks minna ja nad püsiksid paremini ka õppes, kas siis olles valinud kutseõppe või kõrghariduse tee. Ja lisaks ka see murekoht, mis meil täna on, et kui pooled gümnaasiumi lõpetanutest ei õpi edasi ei kutsekoolis ega kõrgkoolis, siis nad võiksid saada juba mingi erialase ettevalmistuse, mis annaks neile võib-olla parema pinna töömaailmas alustades ja kus saab siis oma oskusi ka edasi arendada ühel hetkel, kui selleks valmidus parem on. Nüüd inseneride ja õpetajate teema oli muidugi see, millest me ei saanud üle ega ümber, kui me küsisime, et millistele valdkondadele tuleks erilist tähelepanu pöörata. Ja lisaks muidugi oli küsimus, et missugused sihtrühmad peaksid olema fookuses, siis toodi välja, et lisaks madala haridustasemega inimestele tuleks pöörata tähelepanu ka tegelikult aegunud kvalifikatsiooniga inimestele, kes võisid küll kõrghariduse omandada mingil ajal, aga võib-olla mõnikümmend aastat tagasi ja täna ei ole see enam piisavalt ajakohane ja tuleb inimesele pakkuda võimalusi kas siis enese täiendamiseks või karjääripöördeks. Ja koostöö Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga muidugi on üks oluline koht, et kui me räägime majanduse mingite valdkondade eelisarendamisest ja majandusse suunatavatest investeeringutest, et siin siis kooskõlaliselt kavandada ka hariduse meetmed ja muidugi rääkimata koostööst ka Sotsiaalministeeriumiga, mida siin juba mainiti, et kõik need meetmed oleksid kooskõlalised, ei dubleeriks tarbetult ja aitaksid meid parimal viisil ühiste eesmärkide suunas liikuda. Ja lubasin paraku kõigile, et jätkuvad loomulikult tihedad kaasamised, mis puudutavad konkreetsete meetmete ettevalmistamist, et siin ei ole tänaseks kindlasti otsused tehtud ja konkreetseid tegevusi ja toetuse saajaid välja valitud, et siin tuleb kindlasti teha koostööd nii ministeeriumitel omavahel kui ka partneritega jätkuvalt. Ja võib-olla selline kõige ägedam mõte või selline kõige meeldejäävam oli see, et ilmselt ka COVIDist tulenevalt on inimeste õpiharjumused muutunud ja oli soov, et tänasest oluliselt rohkem peaks olema õppe e-õppena kättesaadav, et inimesed saaksid igal sobival ajahetkel kas töö kõrvalt või kodust õppida ja koolid võiksid siis pakkuda tuge, kui on vaja see kuidagi ära valideerida, et vastav diplom või tunnistus saada. Aga tänan ka omalt poolt kõiki aruteludes osalejaid ja jätkame kindlasti seda koostööd. Suur aitäh, Margus! Jääme siis ootama järgmiste seminaride kutseid, et saaks meetmete sisu täpsemalt arutada. Ja enne kui läheme järgmise lauaarutelu juurde, siis tuletan teile meelde, et ootame teid vastama küsimustikule, et milliste tegevuste jaoks te tormaksite kohe toetust taotlema, kui toetusmeetmed avaneksid homme päev. Ja kompekina võin öelda, et need, kes selle küsimuse ära vastavad, need näevad, kuidas see sõnapilv seal kujuneb. Nii et kui te praegu olete lihtsalt tühja lahtri ees, siis ma innustan, et kirjutage sinna midagi ja siis te näete, mis seal toimub. Nii, aga läheme siis edasi järgmise teema juurde. Ja selleks on siis lapsed ja noored ja Riin Tamm Haridus- ja Teadusministeeriumist annab meile ülevaate selle laua arutelu tulemustest. Aitäh, Kadri! Ja tõepoolest viisime läbi 2 väga sisukat arutelu laste ja noorte teemal ja nende tulemustena saan tuua välja siis järgmist. Et arutelul osalenud sotsiaalsete partnerite poolne ootus on, et riigipoolseid tegevussuundi käivitatakse riigiasutuste omavahelises kooskõlas ja et kohalikel omavalitsustel ei läheneta erinevatest suundadest, vaid et tullakse välja nii-öelda ühise paketiga.
ja olulisena toodi välja, et kohalikes omavalitsustes on väga oluline inimkapitali säilitamine, et tuleb mõelda selles suunas ressursside peale ja et inimestel oleks oluliselt vaja aega, et tegeleda arendustegevustega. Samuti tõsteti esile, et kompetentside koondamise vajadust ühtsetesse keskustesse, just siis tugiteenuste pakkumise vallas. Ja olulisena rõhutati veel inimkapitali teemal, et jääks alles ja oleks võimalik hoida neid sädeinimesi, kes siis neid teemasid seal kohalikes omavalitsustes üleval hoiavad. Samuti adresseeriti, et COVID-19 pandeemia mõjud laste ja noortele on väga selged ja kõikides sekkumistes tuleks nende muutunud oludega ka arvestada. Ja samuti oli oluliseks, et abi saamine oleks tänastes oludes palju kiirem, kui ta on siiamaani olnud. Väga sümpaatne oli see, et meie aruteludes toodi esile, et lapsi ja noori tuleb kaasata neile suunatud teenuste disainimises juba väga varajases etapis, et neil oleks võimalik kaasa rääkida ja öelda siis, et mis nemad asjadest arvavad. Et noorte osalemine on väga-väga oluline. Ja tuli veel mõtteid, mida ma siin eraldi välja tooma ei hakka, aga need mõtted on meil kõik märkmetena kirjas ja samuti ministeeriumites võtame selle laekunud tagasiside arvesse rakendusaktide ettevalmistamisel siis. Et ka mina tänan väga kõiki osalejaid väga sisukate mõtete eest. Aitäh! Suur aitäh, Riin! Ja läheme järgmise lauaarutelu juurde. See oli siis eesti keel ja lõimumine. See oli lauaarutelu, mis kestis 2 sessiooni järjest, osalejad ei vahetunud. Ja sellest annavad meile ülevaate Eda Silberg ja Andero Adamson Kultuuriministeeriumist on siis Eda ja Andero on Haridus- ja Teadusministeeriumist. Nii et palun, sõna on teil. Tere õhtust! Arutelus, kus keskmes oli eesti keele lõimumine, rääkisime eelkõige sellest, kuidas panustada muukeelse elanikkonnale, siin hulgas uussisserändajatele ja ka tagasipöördujatele, kuidas pakkuda neile võimalikult lähedal ja võimalikult personaalseid teenuseid, siin hulgas ka keeleõpet, et tagada enda sujuv lõimumine Eesti ühiskonnas. Ja sestap me vaatasime loomulikult esmalt kohalike omavalitsuste poole ja ka kogukondade poole. Ehk et kuidas ja mil moel saaksid omavalitsused ja kogukonnad antud tegevusse panustada ja mismoodi meie omakorda saaksime kohalikke omavalitsusi ja ka kogukondi võimestada. Meie sihtrühma poolt ja arutelus osalejate poolt pakuti välja järgmised ideed. Esiteks loomulikult see, et kõik teenused, mida kohalikus omavalitsuses pakutakse, peaksid olema just sellest piirkonnast lähtuvad ja sellest sihtrühmast lähtuvad. Siis loomulikult tuleks suurendada kohalikes omavalitsustes pädevusi ehk et eelkõige just sotsiaalhariduse ja kultuurivaldkonnas. Loomulikult lähtuti sellest, et kohalik omavalitsus ise ei pea kõiki teenuseid pakkuma. Ehk et kohalik omavalitsuse suutlikkus olla tark tellija peaks olema ka suurem ja igati võiks erinevatesse tegevustesse kaasata nii erasektorit kui siis ka muid asutusi. Siis ka eelpool tuli jutuks, et hea oleks, kui oleksid olemas tugikeskused, kes pakuvad teenuseid. Sama on ka lõimumise valdkonnas, et tegelikult selliste kompetentside omamine kindlas konkreetses keskuses, on see siis tugikeskus või muu keskus, oleks sihtrühma jaoks igati oluline. See, mis puudutab kogukondi, siis siin oli ettepanek see, et kui tehakse kaasamisüritusi, siis kindlasti tuleks need suunata ka meie sihtrühmale. Ja oluline on see, et neid üritusi pakutakse järjepidevalt, mitte ühekordselt ja et ürituste ettevalmistamisse juba eos kaasataks ka kogukonna liikmeid. See tagab selle, et need sõnumid ja teave ürituse kohta jõuab võimalikult paljudeni.
Samuti peeti oluliseks seda, et ruumi planeerimisel, tegelikult ka keskkonna planeerimisel juba arvestatakse sellega, et nüüd võimaldaks erinevatel sihistrühmadel kokku saada ja koos olla ja ka arutelusid läbi viia. Ehk et see inimeste kogunemine nii linnaruumis kui ka tegelikult hoonetes, siin eelkõige oli juttu just näiteks koolimajadest, oleks selline, mis soodustaks inimeste omavahelist suhtlemist. Ning mida tegelikult rõhutati ka see, et juhul kui nüüd lõimumise, rände või ka kohanemise teemadel mõnel kohalikul omavalitsusel puudub kompetents, siis selline praktikule kogemuste jagamine, erinevate inspireerivate maakonnatuuride tegemine oleks ülimalt oluline ja tegelikult on ka oluline see, et tegevused ei lõppeks lihtsalt mingisuguse üritusega, vaid oleks jätkatud ikkagi järjepidev tugi nende tegevuste elluviimisel. Ja nüüd ma annaksin sõna Anderole, kes tegelikult käsitles ühte läbivat meie jaoks võtmeteemat ehk et eesti keele õpet, mis tegelikult on vahend meie tegevustesse jõudmisel. Anderole sõna. Tervist ja aitäh ka minu poolt siis Edale ja kõikidele osalejatele, kes meie töörühmas kaasa lõid. Püüan kokku võtta siis selle osa, mille ühiseks nimetajaks on eesti keel ja peatusime siis täpsemalt kahel teemal. Esimene nendest täiskasvanute eesti keele kui teise keele õppe ja teise ploki eesti keele õppe rändetaustaga ja muu emakeelega inimestele formaalharidussüsteemis ning selle diskussiooni peamine teemapüstitus oli see, et kuidas me saaksime siis nii täiskasvanutele kui formaalharidussüsteemis õppijatele pakkuda eesti keele õpet senisest tõhusamalt, missugused on need teenused, mida juba olemas olevatele sekkumisloogikatele, mis on siis meie poolt kirja pandud, võiks veel arendada. Et see oli meie arutelu lähtepunkt. Täiskasvanute teema puhul rääkisime ennekõike siis keeleõppele ligipääsetavusest, kättesaadavusest ja keeleõppe mahust, pakkumisest kui sellisest, sest need on olnud teemad, mis on ära markeeritud meie peamiste kitsaskohtadena nii siis erinevate uuringute kui ka Riigikontrolli auditite poolt ja poliitikakujundajatena me oleme siis need oma tegevuste keskmesse võtnud. Ja teemad, mis töörühmas osalejate poolt võib-olla lisaks lauda toodi, olid need, mis puudutavad otseselt siis keeleõppe mentorlust näiteks, et ka inimesed, kes siis selles kontaktõppes osalevad, võiksid saada selliseid eraldiseisvaid nõustamisteenuseid senisest rohkem, et see õppija oleks nagu erinevatest aspektidest paremini toetatud. Nii formaalhariduse kui täiskasvanute puhul kerkis esile endiselt keelekeskkonna küsimus, eks ju, et me võime olla küll oma sekkumistes hästi edukad keeleõppe pakkujad, aga samas, kui me ei loo neid võimalusi keele kinnistamiseks, siis nende tegevuste tulemuslikkus ei pruugi olla see, milliseks me oleme nad seadnud. Nii et need olid ühed olulised punktid, mis mõlema teema puhul välja tulid. Samuti rõhutati ka selliseid konkreetseid asju nagu rühmanõustamisi näiteks õpetajatele koolides kohapeal, eks ju, kuidas eesti keele õpet paremini planeerida, kuidas õpilaseni jõuda, vanemate nõustamised. Ja tegelikult asi, mis on, ma arvan, läbiv, eks ju, kogu selle SFIBO4 puhul on ikkagi see õpetajate, nõustajate, metoodikute, keeletehnoloogide, õppematerjalide koostajate selline järelkasvu teema, et seda me peame oma tegevustes ka kindlasti rohkem nagu fookusesse võtma, et neid
kas või juba tänaseks planeeritud tegevusi me saaksime reaalsuseks ju selle perioodi lõpuks ellu viia. Ja ma arvan, et hästi oluline asi, mis siin ka paari eelneva ettekandja sõnumitest on käinud juba läbi, on see aspekt, et me peame rohkem liikuma ka keeleõppes ikkagi digisse. Et seda on näidanud nii praegune kriis eesti keele õppe puhul, kus siis kõikide e-lahenduste, e-keskkondade kasutamine on hüppeliselt kasvanud. Et see on asi, mida me kindlasti planeerime siis edaspidi rohkem enda fookusesse võtta, et see on nii sekkumistes kirjas, aga tõenäoliselt tuleb ka siin õpetajakoolituste ja võib-olla keeletehnoloogia integreerimise koha pealt veel täiendavaid samme astuda. Et need olid, ma arvan, et peamised täiendavad mõtted ja rõhuased, mis me saime juurde, eks ju. Kuna keeleõpe on selline ülimalt horisontaalne ja eks ju kõiki meist puudutav teema, siis arusaadavalt me ei jõudnud ka selle aja jooksul võib-olla nende teemadega niivõrd süvitsi minna, kui oleksime tahtnud, aga kindlasti, nagu siin Margus juba enne ütles, et need sekkumised ei ole ju kinni keeratud, lukku kirjutatud, kõik täiendavad mõtted ja head ettepanekud on endiselt teretulnud ja kindlasti on meil kavas ka erinevate kogukonna esindajatega, kohalike omavalitsuste esindajatega neid asju nagu edasi mõelda, et see osa, mis just puudutab keelt ja lõimumist, on väga tugevalt seotud selle rohujuure tasandile minemisega, et need on asjad, mida me peame silmas pidama. Aga see oleks minu poolt kõik. Suur tänu! Suur aitäh Edale ja Anderole, see oli väga sisukas ülevaade. Ma loodan, et te leidsite kõik töörühmadest endale häid ideid, millega edasi töötada ja et ministeeriumist saitsite endale kasulikke mõtteid, kuidas siis täpsemalt toetusmeetmeid planeerida. Kui teil aga jäi veel midagi südamele ja te tundsite, et töörühmas oli palju rahvast ja te ei saanud sõna või ei julgenud sõna võtta või äkki tuleb mõni mõte alles homme või ülehomme, et siis saate te neid saata veel ka tagantjärgi. Nii et kui te vaatate seda sama maandumislehte, kust see ülekanne teile praegu tuleb ja vaatate natuke allapoole, siis seal on selline lause, et täida tagasiside küsimustik siin. Ja kui te seda klikite, siis te saate anda meile tagasisidet nii seminari kohta, kui ka saate anda sisulist tagasisidet. Ehk siis saategi nendele samadele töörühma juhtidele veel täiendavalt oma mõtteid saata tagantjärgi kuni 9. aprillini. Me hoiame neid küsimustikke lahti, nii et anname need kõik ministeeriumitele edasi ja võite sinna julgesti tulla selle lehele järgmise 2 nädala jooksul veel. Ja lisaks sellele siis me teeme tänastest aruteludest kokkuvõtted ja me paneme need siis sinna samma kohta, kus te leidsite teemalehed, paneme ka kirjalikud kokkuvõtted 12. aprilliks. Ja veel, kui te vaatate seal teemalehtede juures ringi, siis teemalehtede alla on tekkinud kontaktid siis erinevate meetmete kaupa ministeeriumites, nende meetmete omanikud, kes neid siis kujundavad. Ja kui teil tekib küsimusi, saate nendega ühendust võtta ja tänaste osalejate kontaktid on ka neile edasi antud, kes erinevates töörühmades osalesid, et nad saavad teile saata ka jätkuarutelude kutseid, nii et saate aktiivselt edaspidi ka kaasa lüüa. Ja meie omalt poolt üldise infona veel Rahandusministeeriumi poolt ütleme, et tulemas on veel arutelude formaadis siis Ida-Viru visiooniseminar, mis on siis aprilli lõpus ja umbes analoogselt, nii nagu meil siin see seminaride nädal praegu ja see puudutab õiglase ülemineku fondi. Ja edasi siis me oleme praegu koostamas partnerluslepet, rakenduskava, taastekava, nii et kui need dokumendid saavad eelnõudena kirja, siis on tulemas meie poolt mitmed avalikud konsultatsioonid, et seda avalike konsultatsioonide ringi me alustame siis struktuuritoetuste puhul siis keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande draftiga
see tuleb meil kodulehele, saate kõik sinna siis küsimusi saata või ettepanekuid teha ja järgnevalt siis taaste- ja taaskäivitamisrahastu rakendamise jaoks koostatav taastekava tuleb mai lõpus suure tõenäosusega siis avalikule konsultatsioonile ja partnerlusleppe rakenduskava tulevad siis avalikule konsultatsioonile juunis-juulis, nii et paneme need veebi välja, jätame need pikalt sinna kuuks ajaks, kindlasti saate esitada ettepanekuid ja küsimusi. Ja sellist laiemat partnerite infoseminaride ringi me oleme planeerimas siis, kui partnerlusleppe rakenduskava saavad Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud. See võiks siis olla kas käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Nii et vaatame siis, kas COVID olukord võimaldab meil kohtuda ka näost näkku või tuleb meil kuidagi virtuaalselt hakkama saada. Ja edasi siis valdkondlike meetmete väljatöötamisel kaasavad teid edaspidi ministeeriumid aktiivsemalt ja olge siis tähelepanelikud, et kindlasti neid kohtumisi ja seminare on ka lähimatel kuudel tulemas, kuigi kõige kiiremini avanevad kindlasti REACT-EU meetmed veel ilmselt maikuus ja siis edasi sügisel taaste- ja taaskäivitamisrahastu meetmed ja ilmselt uuel aastal siis struktuuritoetuste meetmed. Nii, aga ja üks asi veel, et mitmed teist on kirjutanud meile ka küsimusi sinna samasse Slido küsimustiku kõrvale. Nii et me oleme püüdnud sinna ka panna vastuseid koostöös ministeeriumitega ja me paneme neid vastuseid sinna veel jätkuvalt juurde, nii et te saate tulla neid ka siis vaatama tunni aja pärast või kuidas teil parasjagu tegemistega sujub. Aga meie omalt poolt täname, et leidsite aega kaasa lüüa ja uute kohtumisteni. Aitäh!